USA president Donald Trump keeldus avalikult kõigist tingimustest, mida arutati Anchorage'is Vladimir Putiniga ja teatas, et on aeg avaldada Venemaale survet sõja lõpetamiseks. Ja tundub, et alustame taas uut läbirääkimiste vooru. Sellisele Trumpi kannapöördele aitas kaasa Ukraina kaugmaa rünnakute kampaania Venemaa territooriumil. Ja nüüd teatab väljaanne Axios, et USA president Donald Trump rääkis G7 tippkohtumisel Prantsusmaal Venemaale surve suurendamisest. Ja ta isegi lubas, et võib loobuda Alaskal sõlmitud kokkulepetest, mis väidetavalt olid tema dialoogis Vladimir Putiniga. Jutt käib sellest, et Trump ei näe enam vajadust, et Ukraina annaks venelastele oma territooriumid vastupanuta ära. Trump ütleb, et olukord on muutunud ja nüüd on seda teha isegi ohtlik. Teatatakse, et G7 tippkohtumisel avaldas Trump rahulolematust Venemaa diktaatori Vladimir Putini suhtes ja andis isegi mõista, et on valmis loobuma oma vanadest veendumustest. Selle taustal teatas Türgi välisminister Hakan Fidan ootamatult, et Ankara on valmis taas pakkuma platvormi Ukraina ja Venemaa delegatsioonidele, et taastada sõja diplomaatiline lahendamisprotsess. Ja oluline on meeles pidada, et juba peaaegu 2 nädala pärast võõrustab Ankara NATO tippkohtumist. Samal ajal on eksperdid arvutanud, et Ukraina sooritas juunis rekordarvu õhurünnakuid Venemaa sõjatööstuskompleksi ettevõtetele. Peamiseks sihtmärgiks olid tehased, mis toodavad rakette, elektroonikat ja laskemoona. Lääne analüütikud väidavad aga, et Krimmist on saanud Vladimir Putini jaoks kohver ilma sangata. Täna kirjutab Wall Street Journal, et kui Venemaa juht Vladimir Putin annekteeris 2014 aastal Krimmi, võeti seda sündmust Venemaal kui pärli ja väärtusliku vara tagasisaamist. Kuid nüüd on Krimm ajaloolise saavutuse asemel muutumas Vladimir Putini jaoks koormaks, haavatavaks kohaks, mis võib seada ohtu tema võime jätkata sõda. Kuigi ta 2014 aastal suurejooneliselt hõivas Krimmi ja teatas venelastele, et seal asub Musta mere laevastik, et seal ei oleks NATO baase Venemaa vastu, siis tegelikult pole Musta mere laevastikku Krimmis juba ammu enam ja nüüd põgenevad sealt ka venelased ise. Minu nimi on Aleksei Bitši ja arutame seda teemat koos. Kuid enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like ja jätke selle video alla oma kommentaar. Ameerika väljaanne Axios kirjutab, et Ukraina droonisüsteem paistab silmas suure tõususe ja keerukusega. See on rivist välja viinud naftatöötlemistehaseid, muutnud jõudude tasakaalu lahinguväljal ja esimest korda 4 aasta jooksul sundinud mõningaid venelasi lõpuks omal nahal tundma sõja tagajärgi oma enda territooriumil. Ukraina kõrge kindlustunde taustal ja Venemaa raskuste tõttu kütuse tarnimisel linnadesse ning vägede varustamisel. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatab 40 päevase operatsiooni algusest, mille eesmärk on avaldada Moskvale survet, et sundida Vladimir Putinit allkirjastama rahuleping. Mõni tund pärast Volodõmõr Zelenski avaldust neljapäeval järgnes kogu sõja üks suurimaid droonirünnakuid, mis oli suunatud 12 Venemaa piirkonda ning okupeeritud Krimmi vastu. Ja nüüd teatasid Venemaa võimud vähemalt 660 Ukraina drooni tõrjumisest. Teatatakse plahvatustest näiteks keemiatehasest Tula oblastis, aga ka Peterburis. Ja see kõik juhtus nädal pärast võimsat plahvatust Moskva suurimas naftatöötlemistehases Kapotnas, mis täitis taeva musta suitsuga. Ja nagu kirjutab Axios, varjusid elanike teatel inimesed keldritesse ning mõnes linnaosas ootas neid väljudes must vihm. Tehas peatas lõpuks oma töö ja ei käivitu enne aastat 2027. Vähemalt veel 3. Vene naftatöötlemistehased sattusid sel nädalal muu hulgas tule alla. Zelenski avaldus 40 päevasest operatsioonist viitab sellele, et ees ootavad veelgi suuremad rünnakud. Ja nüüd tsiteerin Zelenskid. Kui Ukraina kannatab, siis teie Moskva põleb. Venemaal on palju raskusi ja see kõik on sellepärast, et Vladimir Putin keeldub sõda lõpetamast ja meie ettepanekuid kohtumiseks kuulamast. Tõelistest läbirääkimistest ja väärikast rahust. Vladimir Putin omalt poolt väidab, et Venemaa on väidetavalt valmis rahuläbirääkimisteks, kuid ainult oma utoopilistel tingimustel. Varem sel kuul tunnistas ta, et Ukraina droonirünnakud põhjustavad teatud kahju.
kuid ta väitis, et need ei suuda kunagi Venemaa ühiskonda lõhestada. Järgneb Putini tsitaat. Rünnakud tsiviilinfrastruktuuri vastu. Milleks need on suunatud? Need on suunatud ühiskonna destabiliseerimisele. Ebakindluse tunde tekitamine seoses Venemaa relvajõudude tegevusega. Aga midagi tunneb ilmselt kiilanev vanamees. Ta saab aru, kuhu kõik liigub. Ja just siin algab kõige huvitavam osa. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump, kes eelmisel nädalal kohtus Vladimir Zelenskiga G7 tippkohtumisel ja enne seda rääkis telefoni teel Vladimir Putiniga, märkis, et Ukraina saab praegu, tsiteerin, sõjaga üsna hästi hakkama. Nagu kirjutab Axios, 2 ametnikku, kes viibisid G7 tippkohtumisel, ütlesid, et Donald Trump avaldas rahulolematust kiilaspäise kääbuse Vladimir Putiniga. Ja andis isegi mõista, et võib looguda ankur kokkulepetest, mille kohaselt USA väidetavalt nõustus Venemaa nõudmistega, et mis tahes kokkuleppe raames kontrollib Donbassi nemad. Te mäletate neid jutte, et Putin väidetavalt nõudis, et Donbass antaks täielikult venelastele, et USA tunnustaks Krimmi Venemaa osana ja nii edasi. Ja Trump oli väidetavalt isegi sellega nõus. Aga need on ju venelased, neile ilmselt jäi sellest väheks ja lõpuks tunnistasid nad, ka seda. Nagu üks Axiosi allikatest ütles, tsiteerin, Trump suhtus kõigesse, mis puudutas Vladimir Putinit skeptiliselt ja rääkis surve avaldamisest Venemaale. Aga teised liidrid ei usu, et Putin tegelikult midagi ette võtab. Väidetavalt nõudis ta, et USA juhitud diplomaatia survestaks Venemaad, kuid teised liidrid ei usu, et ta tegelikult midagi ette võtab. Asi on selles, et USA juhitud diplomaatia tahab kontrollida Donbassi. Sealsete sõdade Iraaniga ja mitme varasema läbirääkimiste vooru ebaõnnestumise tõttu on tekkinud pettumus. Trumpi leeris oodati tõenäoliselt kiire tulemust, kuid seda ei juhtunud. Nüüd loodetakse, et ulatuslik löögikampaania Venemaa vastu annab rahuläbirääkimistele uue hoo. Teisest küljest arvavad mõned analüütikud, et kuigi see suurendab survet Moskvale, võib see samas tugevdada venelaste seas veendumust, et tuleb Ukrainaga võidelda. Ja see tähendab, et tuleb saavutada võit Ukraina üle. Mõtlesin, et sealt see ju tulebki, seega tuleb seal võidelda. Jah, ärge imestage, need on venelased. Seal puudub igasugune loogika täielikult. Ja nad võivad nüüd hoopis jõuda järeldusele. Nii lendab Moskva pihta. Nad ei mäleta, millest kõik algas. Ja vastavalt sellele algavad neil põhjus-tagajärg seosed just sellest lähtepunktist. Praegu on Ukraina kaugmaa rakettide löökide tagajärjed kõige tuntavamad Venemaa okupeeritud Krimmis, kus võimud peatasid kütuse müügi ja reedel kuulutasid välja eriolukorra. Ukraina ründas elektrijaamu Krimmis ja transpordisülmi, mis ühendavad poolsaart Venemaaga. Ja nüüd juhib Bloombergi agentuur tähelepanu sellele, et Putini sõda Ukraina vastu pöördub Krimmis Venemaa enda vastu. Elektrikatkestused jätavad juba tuhanded Krimmi elanikud ilma veevärgita. Paljud venelased kurdavad, et nad ei saa isegi lahkuda. Poolsaarelt ei saa lahkuda, sest tanklates on kütuse müük keelatud. Isegi Sevastopol ei ole raskuste eest kaitstud pärast selle nädala lööke energiasüsteemile, mille tõttu lakkasid töötamast veevarustuse pumbajaamad. Ja nüüd saatis kohalik kommunaaldettevõtte elanike varustamiseks veega mobiilsed tsisternid. Ja nüüd on ilmne, et samal ajal kui Vene väed kannavad lahinguväljal tohutuid kaotusi, viib Ukraina läbi üha tõhusamat drooni- ja raketirünnakute kampaaniat Venemaa territooriumil, kahjustades nafta töötlemistehaseid ja muud olulist taristut, sealhulgas Moskvas. See toob kaasa kasvavaid kütusekatkestusi ja suurendab majanduslikku survet, mis on seotud sõja rahastamisega. Ja siin tuletan meelde, et just Krimmi hõivamine tugevdas Vladimir Putini toetust 2014 aastal. Praegu aga löögid Krimmi pihta tabavad 2 Kremli sisemise narratiivi võtmeelementi. Need on Krimm on meie ja Putin tähendab stabiilsust. Aga nüüd on siin juba tekkinud kahtlused. Mõistlikel inimestel, adekvaatsel inimesel tekiksid ju kahtlused. Kas Krimm on ikka kindlasti meie oma? Kas Putini ajal on ikka kõik stabiilne või on siiski probleeme? Siiani pole Putin peaaegu midagi rääkinud Krimmi raskustest ega Venemaa territooriumi tabanud rünnakute lainetest. Hiljuti korraldas Putin ka Venemaa julgeolekunõukogu istungi, et arutada, nagu ta ise väljendus, siseturvalisust ja stabiilsust.
Lisaks rünnakutele sõjalistele objektidele Krimmis on Ukraina väed rünnanud mitmeid sildu marsruutidel, mida Venemaa kasutab okupeeritud Lõuna-Ukrainast, püüdes katkestada poolsaare varustusahelad. Viimased rünnakud on suunatud ka pardlaevadele ja ladudele Kertši silla lähedal, samuti rongidele ja veokitele, et häirida varustust Venemaalt. Selle tulemusena jääb niinimetatud Krimmi sild üha enam ainsaks elujõuliseks ühenduseks Krimmi ja Venemaa vahel. Ja siin tekib paljudel küsimus, miks me ei ründa Krimmi silda? Teate, tundub, et seni ei ürita Ukraina Krimmi silda pommitada, mis tekitab kuulujutte, et Ukraina polegi Ukraina. Lihtsalt tahetakse luua poolsaarel nii rasked tingimused, et venelased kasutaksid võimalust lahkuda just selle Krimmi silla kaudu. Ukraina näitab okupantide suhtes piisavalt humaanset suhtumist, et nad ise koguksid oma asjad kokku, pakiksid ja sõidaksid oma pesemata metsikusse Venemaale. Ja siin seisnebki paradoks. Venemaal pole praktiliselt ühtegi tõhusat viisi Ukraina tegevusele Krimmi isoleerimisel vastu seista. Ukraina on oluliselt nõrgendanud Venemaa relvajõudude õhutõrjesüsteemi Krimmis, pärast mida alustati süstemaatilisi lööke haavatavatele punktidele, logistika, kütus, energeetika ja nii edasi. Viimase 6 kuu jooksul on Ukraina keskmaa droonide rünnakute arv Venemaa logistika, varustusladude, juhtimispunktide ja tehnika vastu kasvanud peaaegu 10 korda. Ja eile teatas Zelenski veel, et ta kinnitas 40-päevase mõjuoperatsiooni Venemaa vastu, mille eesmärk on sundida venelasi sõda lõpetama. Mind huvitab, kuidas Kremlis toolidel niheletakse, kui kuuldakse selliseid sõnu, et see on operatsioon metslaste rahule sundimiseks. Ja nüüd, kui Kreml valmistub septembris toimuvateks riigiduuma valimisteks, Ukraina surve Krimmile ja venelaste kasvav rahulolematus sõjaga ähvardavad õõnestada Vladimir Putini ühiskondliku lepingu kesksed teesid oma valijaskonnaga. Sellest oleme juba rääkinud. See kõlab väga lihtsalt. Stabiilsus poliitilise toetuse vastu. Või Venemaa. Teisisõnu. Teie meid ei puutu, meie teid ei puutu ja laseme teil stabiilselt seal töötada, raha teenida ja nii edasi. Ja teie lihtsalt ei sekku poliitikasse, hääletate vaikselt Putini ja ühtse Venemaa poolt. Ja kõik. Aga see narratiiv natuke kõigub. Siiski osa analüütikuid hoiatab, et see ei pruugi tingimata viia poliitilise tagasilöögini ja võib hoopis tugevdada ühiskonna toetust Vladimir Putinile. Miks? Venelased on nii rumalad ja ma ütleks isegi, et nad on nii juhmid, et võivad hoopis uskuda teooriat, et ainult Vladimir Vladimirovitš Putin suudab neid kaitsta. Unustades, et just tema selle kõik korraldas. Ja selle taustal arvutas agentuuri väljaanne, et Ukraina tegi juunis rekordarvu õhurünnakuid Venemaa sõjatööstuskompleksi ettevõtetele. Peamiseks sihtmärgiks said tehased, mis toodavad rakette, elektroonikat ja laskemoona. Viimaseks teadaolevaks sihtmärgiks sai Titan Parikadu tehas Volvogradis, mida rünnati laupäeval. Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas, et Ukraina relvajõud lõid sellele tehasele Volgogradis. Just nimelt uute rakettidega FP5 Flamingo. Teavet tehase tabamise kohta kinnitavad ka osintuuringud. See ettevõte on Kremli jaoks kriitilise tähtsusega, sest seal luuakse ja toodetakse strateegiliste komplekside JARS, Topol-M ja Sarmat stardiseadmeid, stardisüsteeme operatiivtaktikalistele kompleksidele Iskander M ning isegi elemente Vene rakettidele Oreha. Ainult esimese suvekuu jooksul sattus löögi alla vähemalt 13 Venemaa sõjatööstuskompleksi objekti ning see on üldiselt selle aasta kõrgeim näitaja. Kui me räägime mitte ainult Volgogradi tehasest, siis teiste sellel kuul tabatud sihtmärkide hulgas on rakettide ja elektroonika tootmine. See on ettevõtte Progress Michurinskis, kus valmistatakse juhtimissüsteeme lennundusele ja rakettidele, ning Niir Progress Tšeboksaris, kus tehakse antenne Kaliibrile ja Iskanderitele. Veel üks sihtmärk oli laskemoona tootmine Kaliibritele ja Iskanderitele. Veel üks sihtmärk on ettevõtte Progress Rjazani oblastis Michurinskis,
kus toodetakse lennunduse raketisüsteeme. Neid nimetatakse Azotiks Novomoskovskis, mida rünnati 2 korda, kuna seal toodetakse lõhkeaine komponente. Samuti oli löögi all laevaehitus. Droonide rünnaku alla sattus Zalivi tehas okupeeritud Krimmis, kus said kahjustada 2 sõjalaeva. Analüütikud märgivad, et nii ulatusliku Ukraina jõudude kampaania eesmärk ei ole mitte ainult katkestada logistika Krimmi või tekitada kütusepuudust, vaid ka süsteemselt vähendada Venemaa üldist sõjalist võimekust. Ja selle taustal teatas Türgi välisminister Hakan Fidan, et Ankara on valmis pakkuma platvormi Ukraina ja Venemaa delegatsioonidele, et taastada sõja diplomaatiline lahendamisprotsess. Järgneb tema tsitaat. Me soovime, et Venemaa ja Ukraina vaheline sõda lõpeks võimalikult kiiresti dialoogi ja rahvusvahelise õiguse alusel. Praeguses etapis näeme, et diplomaatiline protsess on ummikusse jooksnud, lahingutegevus on hoogustunud ja pooled keskenduvad sõjalise edu saavutamisele. Diplomaatiline protsess tuleb võimalikult kiiresti taaselustada. Selles kontekstis tahan maailma avalikkusele teatada, nagu me juba pooltele teada andsime, et oleme valmis taas Venemaa ja Ukraina delegatsioonid meie riigis läbirääkimiste laua taha kutsuma. Samuti puudutas Fidan NATO tippkohtumise teemat, mis toimub Ankaras 7. ja 8. juulil. Tema sõnul saab see tippkohtumine olema ajalooline ning Venemaa sõja kontekstis Ukraina vastu saab kaitsetööstuse arendamise küsimus olema üks võtmeteemadest. Järgneb veel üks tema tsitaat. Eriti koos Venemaa-Ukraina sõjaga ja teiste sõdadega. Poliitilisel ja strateegilisel tasandil on kujunenud arusaam vajadusest hinnata, millisel tasemel on NATO riigid kaitsetööstuse valdkonnas. See teema on muutunud juba strateegilise tähtsusega küsimuseks. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna meeldimist. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega!